lennuki käsipagasis võtta telki, siis ma püüdsin Bergamo lennujaama vastas olevast Orio Centerist. See on siis umbes nagu mingisugune kaubanduskeskuse moodi asi. Leida endale ühe võimalikult odava telgi. Siin on mingi rimilaadne Hyper La Grande. Võib-olla leiab sealt mingisuguse odavama telgi. Sest ma ei kavatse seda telki osta, nii et ma võin teda koju, sest ma ei saa teda käsipagasis koju vedada, ma ei hakka teda kuskilt suurde äraantavasse pagasisse kaasa võtma. Hiiglaslikus Orio Centeris ei olnud telki mitte kuskil. Ilm on päris sükene, mõtleks, et minu jaoks kuidagi meenutab mitte sügist või midagi sellist, vaid kevadet, kuidagi kevadine olek on. Et praegu on mingi, ma pakun 13-14 kraadi isegi sooja. Et panin liiga paksult isegi riidesse. Aga jah, lähen jahin nüüd ühes teises kohas telki. Ma olen läbi järgi vaadanud, et kuskil siin lähedal 100-200 meetri kaugusel on veel üks selline eraldi kauplus, kus müüakse telke ja igasugust asju, aga kas seal täna on, praegu on, seda ma ei oska öelda, saab vaadata. DF Sport Specialist kauplusest telgi. See telk on nüüd selline ülimiinimalistlik, ühest küljest on ta täitsa katmata, ostsin termokile juurde, vaatame mis saab. Aga neil ei olnud ka mingid muid telke pakkuda ja terves, ma ei tea, siin ümbruskonnas ma ei ole näinud, ma otsisin ka eelnevalt, et ei olegi mingisugust sükest nähtavat matkapoodi. Et saab olema põnev, eks kui ma seal lahti arvutan selle telgi, siis näete. Siis näen ma ise ka tegelikult, ma ei ole praegu seda telki lahti saan teha, ma lihtsalt pildi pealt olen näinud. See on selline ala mingisugune Samoa või mis ta nimi oli, Hawaii, kuskil rannaliival olemiseks mõeldud telk eelkõige. Aga ma loodan, et ma saan hakkama. Et maksis 24 milliga, kas 4 euri. Ja siis termokile maksis sama palju, või mitte sama palju, 4-5 euri, küllaltki palju. Eks siis näeme, mis õhtul saama hakkab. Kohati on pilved, ma vaatasin just seal pool, kus ma liigun, siit maja tagant läheb sinna vasakule, on sellised korralikud pilved. Eks ma vaatan, kuidas ma jõuan, kas ma jõuan vihmaga kohale või mitte. Nii. Pilk veel sellele lennujaamale. Sealt ma läksin poodi, kus olin erinevad matkatarbed. Ja siis tulin siia ja kõnnin mägede poole. Mäed sinavad seal taga. Seal ka, mina lähen kuskil sinna poole. Lennujaamast mitte kaugel, üks selline kena plats. Via Europa. Tundub, et kellegi siin on mingi hirvede farm. Selline iluaed. Tossuseened või midagi sellist. Proovime järgi. Või mingi murumuna või. Sisu on siukene. Nojah. See on siis selline ratas. Ilmselt tuleb mingi äpp alla laadida, siis saab seda QR koodi sisestada ja saab sõitma hakata. Ma arvan, et see päris tasuta ikka ei ole. Et mis ta endas kujutab? Vaat siukene väge ratas. Ronivad ka siin vägisi aknast sisse, aknast uksest.
raske näha, aga mingid väga huvitavad oranžid viljad kasvavad seal ühe puu otsas. Nad on nagu, ma ei tea, nagu hurmaad või mis nad võivad olla. Maisipõld. Aga mais on ära korjatud. Kummaline on öelda seda, aga see lõhn, mis on siin Bergamos minu jaoks, on olnud kuidagi väga sarnane India lõhnaga. Ma ei oska öelda, kas mingi taim, mis eritab mingisugust sellist sarnast lõhna või on midagi muud. Päris huvitav tunne. Hakkan kesklinna jõudma ja siin on päris niisugune tihe liiklus juba, jah. Siit saab veel kuskile alla ja üles. Ilmselt siit tuleb metroo peale. Nii on jah. See on mingi tramm, mulle tundub. See on kirjutatud tramm. Prossimo tramm. Jõudsin siin ühte restasse ja alguses läksin ühte Aafrika restorani, seal ei saadud üldse aru, mida ma neist tahan. Ma olen Hiina restoranis, kes oskab vist, üks naine oskab ainult hiina keelt vist ja natukene itaalia keelt, inglise keelt üldse ei oska. Ma püüan hakkama kuidagi saada, aga ta ei saanud neist mitte midagi aru, mida ma tahan. Ta ei saanud üldse aru, et ma üldse midagi süüa tahan. Aga siin on igasugused põnevad asjad. Läheb siis alt süvisest siuke tramm ja siis seal taga juba paistavad mäed. Mormoonide kirik Bergamos. Kummaline selles suhtes, et ma olen siin jalutanud nüüd mõned kilomeetrid lennujaamast ja kogu aeg on linn. Ja kui ma nüüd jõudsin siia, siin on silt, mis näitab, et siit lõpeb Bergamo linn ära. Siis tegi mul küsimus, mis see on. See on ka linn ju. Siin nad on täpselt samad puuviljad. Via Leonardo da Vinci läheb sinna ülespoole. Mina lähen veel sinna poole praegu. Pole enam väga kaugel. Siin on seda õigel. Mina pean siit minema kuskil siit kaunga. Juures kaardi peal on see koht sükene just nagu külakene, mida ei eksisteeri üldse. Aga ta näeb välja nagu oleks mingisugune, ma ei tea, Tallinna vanalinn. Selline koha nimi nagu Büsa.
peaks ütlema, et mitte väga itaaliapäraselt kõlav nimetus ühele, ma ei tea, piirkonnale või asulale või. Siukene ärkis nagu meilgi, aga siukene hästi punane. Äkki mingi pisut teine liik siiski. Öelda, et nüüd olen siis sisenenud siia mägisesse piirkonda. Üsna kiiresti lõppes see linn ära. Või äkiliselt. Kui see asula üldse oli linn, aga ta oli selgelt asula. Siin saab näha, kuhu ma edasi saan üldse minna. Tegu pole ainult Itaalia alaga. Ahtu. Üsna drastiliselt muutus minu teekond. Igas mõttes, mitte ainult asulust selles mõttes, vaid ka selles mõttes, et tee on niisugune hoopis midagi muud. Teele tuli nüüd mingi siuke värk, mille peal hakkavad dešifreerima, sest ees on naad. Ja ei oska siit nagu edasi tohiks minna mingite vahenditega, mitte. Okei, hakkame itaalia keele sõna, offline sõna raamatut pusima. Kõige seda teed edasi ja ei saanud aru, et kas see viib kuskile, kellele keelatud on, kellele mitte. Sõna raamatus ma ei saanud leidnud ka neid sõnu. Et seal on nii ägedad kaljud ja ei näe lihtsalt selle fotoga nii hästi mobiiliga. Mis oli see on? Provinciano Bergamo. Protektsioone. See on mingisugune kaitseala äkki, sellepärast ei lubata. Ei tea. Nii, selle väikese teeraja lõpus oli siis, mis seal oli, on siukene, siit ei paistnud läbi, väikene koht, kus saab midagi altarile annetada. Ohvert oli veel. Vabatahtlik ohver. Jõudsin siis suurele teel välja ja siin on seesama silt. Ehk siis ma ei tea, kas ma tohin edasi minna, võib-olla tohin, aga mida mitte. Punkt.me offline kaart teeb kõik kurvid sirgeks, võtab kõige otsama tee. Aga see otsem tee tähendab enamasti seda, et tahab minna niimoodi mõkke ülesse. No olgu, praegu mul veel jõud on, aga eks ma pärast vaatan, mis ma vaatasin mitmes kohas veel on niimoodi, täpselt samamoodi. Ma olen esimest korda midagi, mida võiks nimetada, ma ei tea, eestliks, ta ei ole päris nagu hobune. Siit saab alles aru, et ma olen päris kõrgele juba tõusnud. Bergamo jääb sinna alla, kuskil 510-520 meetrit merepinnast kõrgel olen. Tee läheb muudkui üles väge sinka-vanka, aga õnneks asfalteid mööda. Ma mingi osa loobusin sellest mõttest, et vähem otsemad teed, mis on nii järsk, et pigem jätan jõudu selleks, et päris tõsiste mägedega rinda pista, kui selleks jõudu jätkub üldse. Eks seda näeb. Lehmad on nagu lehma ja jaki ja ristsugutised, kuidagi siuksed veidi teistmoodi karvased. Kell hakkab saama juba varsti 4. On vaja hakata mingi aeg mõtlema sellele, et esimene õhtu võiks olla veidi varem. Mingi kärbse vist. Võiks olla veidi varem üles seatud magamisasa, sellepärast et
mul pole tegelikult aimugi, kuidas see telk toimib täpselt. Mul mingi aimdus on, aga ma pole üldsegi kindel, et see nii on. Hea oleks natuke seda tundma õppida. Väga huvitav. See on niisugune väike mägiküla, Montadineese. Kõrgust on muudkui kruviib tasahaaval. Ja päris võhma võtab. Lihtsalt kuidagi hästi huvitav kombinatsioon. Bussipeatus, siin läheb kohe kodu uks, seal on kohe mäed ja mäed lähevad siin üleval edasi, garaažid, veel siin elamud üleval. Tee väikene ilusamaks ja siis, kui poleks tegelikult nii palju neid koeri, mis haugavad, vahepeal oli niisugune koerakasvandus nagu niisugune õudselt kõvasti lisasid. Päris keeruline oli üldse toime tulla, nii et ega mõnus ei ole siin. Tahad küll rahu, aga tegelikult äratab tähelepanu sellega, et saabud siia. Kusjuures ei saa siit üldse aru, et kas see mingi eratee või on see mingi muu. Ma olen päris kõrgel juba jälle ja siin näitas mingisugune teetähis, et siin on asustusala lõpp, et rohkem kui inimasustust peagi ei tule. Aga on kuskil mingi koha leidma, kus oleks võimalik ööbida. Veel on päevavalgust, teen ära päeva lõpupunkti. Panin üles enda selle telgi, mille ma ostsin Bergamost. Ma panin selle nimeks Aloha telk. Et ütleme, see kontrast just on eriti põnev. Kui see ümbruskond jätab niisuguse mulje, nagu oleks mingi Šveitsi alpidega juba tegu, a la lehmad kõnnivad, alpikellad küljes ja vahepeal oligi nagu pigem nagu saksa keelt siin kuskil kuulda ja siis ja siis minu kontrastiks on see kuskilt nagu Hawaii saarelt kuskilt, just nagu tuleksin nagu teisest maailmast, jah, Hawaiilt palmivööst tehtud mingi niude öö ümber ja see kontrast on päris ulme. See termokile, mis ma siia juurde ostsin, seal lisab seda ulme varianti veel juurde. Et ta ei katnud mul tervet seda osa ära, aga ta vähemalt mingil määral kaitseb niisuguse suurema vihmahoo eest. Aga märjaks saab niikuinii tõenäoliselt, kui ikkagi kõva sajab. Kuidas ma see külge panin, on just, et siit ülevaate oli väga hea, et sai selle, kus see kinnitus on, mis käib selle telgi külge, see kaar käib telgi külge, et on see hästi tugevalt kinni, et seda ei ole vaja üldse ära, ei pea kartma, et siit lahti tuleb. Alt ma panin siit natukene tuunisin, panin mingis telgi komplektis kaasas oleva paelaga kinni ja siia panin ka raskuseks käbi ümber panin üks kummi, et hoiab veidi all, kui on natuke suurem tuulehiil, et ta natuke hoiab rohkem allpool, siis samas ta ei ole ka nii raske, et kukutab seda telki siia ettepoole. See ongi veel natuke puudu, seal tagantpoolt oli nii kivine, et ei õnnestunud ühte terasvaiega sisse saada. See on hea, et tal on terasvaiad, hästi õhukesed, küll peenikesed on need. Sama peenikesed peaaegu kui need fiiberkaared, mis on väga peenikesed. Ma arvan, et see on ekstreemvariant minna sellise telgiga mägedesse. Aga eks ma hindan jooksvalt seda, et kuivõrd realistlik on sellise telgiga minna kuskile mägedesse. Põhi on ka selline kartulkotipõhi. Mitte midagi erilist ei ole. Samas täitsa nagu Depends Torrents. Siit ülevalt ei saa midagi sisse hakata tulema, ma pean mõtlema.
jah, vaat ja siit sai kõrvalt, tal oli niikuinii olemas see koht, kus saab kinni siduda neid kahte kaart omavahel. Oli väga hea panna siia termogile. Nii et ja ta on mul natuke alguses mõttes väga ebamugav, et kaldega on nagu sinna väljapoole, aga kui hakkabki vihma sadama, siis on tõenäolisemalt, kui ka sajab sisse, siis ta voolab välja, mitte ei kogune mul sinna tahanurka. Vähemalt see on optimistlik vaade. Ja kui mul tuleb siia pakk kõrgem magamismatt ka veel, siis vast kõige hullema vihma peab vastu sellise telgiga. Aga täna ei olegi sadanud. Korraks, kui ma siia jõudsin, siis paar piiska tuli. Näed, isegi praegu on näha, et mul telefoni peal on paar piiska. Aga see on peaaegu tundvetamatu, et tõesti väga-väga vähe. No vot siis, eks homme vaatame, ütlen, kuidas see öö oli siin. Kalduspinnaga on veel see probleem, et kui on selline libe põrand ja madrats on ka libe, siis see madrats hakkab vajuma sinna paremale teisele poole. Selleks ma panin siia puu. Vaatame, kas see ruigas hoiab natuke, aitab natukene hoida seda rohkem paigal, nii et oleks mugav magada, ei pea mõtlema, et varsti oled koos selle madratsiga siin kivide peale uues. See oli paras õudusunenägu selles mõttes, et see libisemine sealt madratsist tuli ikkagi päris korralik. Ma panin seal madratsi küll sisse sellesse magamiskotti, aga siis ka ikkagi libises ja sisuliselt ei saanud magada. Ja lennujaamas samamoodi, et peale kella 3 ärtati seal üles, ei lastud, ei lubatud magada rohkem. Ja ma siis olen poolunisena, eks ma mõtlen, mis ma teen, sest see telk oli küll mitte kõige usaldusväärsem ka tuulte ja kõige muu ilmastiku osas. Ja siukseid hääli tuli ka öösel. Mitte öösel, aga hilja õhtul. Kuskil all on kirik. Mul ei ole eriti süüa, mul on mingisuguse valmis söögidega, mul ei ole vett, et vähemalt vette mul vaja, et süüa teha, aga mõtted ei öösel igasuguseid. Tõenäoliselt ma telgis ikkagi selle telgiga ei saa ööbida, et kui ikka vihma oleks sadanud, ma oleks olnud läbi märg seal raudselt, sest jalad oli mul terve öö. Ärkasin korduvalt öösel üles ja avastasin, mul jalad ikkagi libisenud telgist välja ja külm oli kusjuures, huvitaval kombel oli öösel külm magada ka magamiskotis, millest ma ootasin, et ta võiks pidada vastu need temperatuurid, mis siin on, sest ega siin mingi +50 on juba praegu on hommik. Et 5 kraadi ma pakun praegu. Aga nüüd ma ikkagi lähen natuke edasi, vaatan, kui ma tunnen, et rada on liiga raske või midagi muud, et siis ma sõidan kas või ühistranspordiga kuskile. Sest põlv on niimoodi, et ääre peal. Ma ei julge öelda, et põlve pärast pean katkestama praegu selle ütleme lihtsalt siukse matkamise, eelistades mingi hotellimajutuse peale, aga tõenäoliselt ma pean ikkagi kõigest hoolimata minema kuskile ja ööbima kuskil hotellis või külaliste majas. Praegu hakkan vaatama, kus kaudu ma peaksin minema. Siin on igal pool põnev. Siin on igal pool põnev. Siit alla läheb hästi põnevalt, kui mägine, sealt on mingi küla. Siin üleval on mingisugused põnevad vaated ja siit läheb ka veel mingi rajake. Siit on aru saada, kui suur see tõusunurk on, aga siit läheb autotee ülesse. Singa on ka seal hästi keeruliselt ussina olkleb. Et kui ma öösel magasin telgis ka, siis seal oli veel väiksem see tee. Siis ma mõtlesin, et ma olen üldse seal ainukene, kes jalgsi kõnnib, aga seal öösel tuli, mitte öösel, mingi kella 8 paika õhtul tuli auto ja tahtis mööda pääseda. Ma pidin natukene telki kuidagi kohendama või hoidma, et seda
autot mööda lasta, sest ma parkisin enda telgi sinna otse tee äärde, et oli paras seiklus eilne õhtu. Seal hästi kaugele juba paistavad lumised mäelipud, päris kõrged vahel, et seal ma arvan juba on üle 2000 ka. Oba! No ma tean juba ette, et see midagi sellest kaamerasse ei jää, aga milline sein! Täiesti uskumatu. Seal on mingi väike linnakene alla. Hästi selge ilm ja hästi kaugele on näha mägesid kuni sinna taha otsa välja. Hästi kena. Siin ja seal ikka leidub selliseid pisikesi altareid, puhkekohti. Et ilus. See külakesse nimega Boscante. Et vaatan, kus on äkki siit mõne kilomeetri kaugusel peaks olema ka mingi hea söögikoht. Et eks siis näeb. Justkui tõesti väga olematu linnakene või mitte, et ei ole linnakene isegi, ta mõnel kaardil üldse märgitud, et see mingi koht on. Aga tegelikult on siin, näed, jälle siukene nagu vanalinn. Siit lähebki, äkki ma saan siin midagi süüa. Ma olen küll praegu otse sõidutee peal. Mis siin süüa? Siin on üldsalt kaubus. Jälle see puu. Küpsete viljadega, ma ei tea, mis viljad need on. Aga ma ei pääse neile ligi, et vaadata ja proovida hammustada. Siin on aed ees. Ja siia maha on kukkunud mingi mädanenud variant sellest. Ei saa jah. Näed, seal ta on. Siit üles ronida annab kõrge. Ja siin on ka hea Haukastraat ees, mingi eraomand ikkagi. Veel üks sukene väikene pisikene koht, kus panna näiteks küünala põlema ja tuua paar lille. See on huvitav, et jah, et ikkagi Itaalias on see usk ikka päris hingelähedane tundub. Ka majadel, kui ma vaatasin, et mõnes kohas, kui on mingid joonistused seina peal tehtud või, et nad ei ole mingisugused lastepärased joonistused, vaid pigem mingisugused ikkagi kujutavad näitsi Maarjat ja Jeesust, piikest Jeesust beebit. Ja ei ole nagu piilupart Donaldeid ja siukseid. Või ma ei tea, mida veel võiks teha. Joonistada. See linn, mis nüüd terendab, on minu kaardi peal, ma ei saagi aru, kas ta on märgitud linnana või mitte. Aga tegelikult on ta päris suur asula. Vist on äkki Sonjo. Aga ma ei ole kindel. Vähemalt seal ümbrustes kuskil on. Sonja on see, jah. Seal on üks põnev kirik. Oba. Mingi B-tähega jõgi oli siit, päris suur jõgi. Läheb siit läbi. Linnakene siis tõepoolest mitte küll väga väike. Vaatame, kas selles kohvikus saan lõpuks ometi ka mingisugust Itaalia pärast osta.
mingit, ma ei tea, pitsat näiteks. Otsin, kus saaks pitsat süüa, senimaani ma olen 2 kohas otsinud, ei ole saanud, ei ole seal neil müüdud pitsat. No kõike muud, aga mitte pitsat. Aga ma tulin Itaaliasse, et kinnistada klišeed, et siin on pitsa ja see on väga hea. Vaatame järgmist kohta. Jah, see on huvitav, et ma pean ütlema, et see näeb välja nagu vana linn jälle kord, pean seda ütlema. Ja selle linna nimi on Sogno. See on tõesti linn, see on korralik linn, äri käib ja ta on päris suur. Pitsat ei ole ikkagi, ma ei ole leidnud pitsat. Ma leidsin nüüd ühe pitsa. Pitsasai ütleksin ma selle kohta. Ja seda ma pidin otsima ka tikutulega siit Sogno linnast. Seda ka alles siis, kui üks restorani omanik juhendas, sest ega seal kuskil restoranides ei olnud ja kuskil kohvikutes ka ei olnud seda. Aga ma leidsin ühe kõrvalise koha, kus igas muud asju müüdi ka, toidukraami. Ja siis oli see nurgas oli niimoodi väikselt oli pitsa. Pitsat sõin ma siin pargis, kus pidevalt olema wifi, mida muidugi ei ole. Enamikest kohtades ma ei ole saanud kuidagi nagu sisse. Ei ole, võib-olla kuskil on, aga see park on küll väga ilus. Ja pitsa on väga hea. Üks väikene tükk, või õigemini 3 tükki kokku, 3 pitsat läksid maksma 5,50 seda väikest. Ja linnas siin on väikene turuplats. Siin jaoks kõike head ja paremat. Huvitav on vaadata, mis siin hinnad on. 2 euri kilogramm. Ciao! Ciao! Siin on siis veel see suur Brembo jõgi, niisugune hele sinine, läbipaistev, aga kergelt türkiis-sinine tõmmel. Siin on mäed, taga on kõrgemad mäed. Praegu kuskil 320 meetri peal, aga see tipp siin peaks olema üks, mis on 1232 meetrit või midagi sinna kanti oli. Mustindikud kasvavad ka Itaalias. Siit läheb jalakäijate tunnel. Küla tilgub vett pähe. Siuke tunnel. Väike puhkepaus. Rõhma võtab küll. Hämmastav mõelda, et ma tulin sellest tunnelist siia poole 140 meetrit pikk jalakäijate tunnel ja
ja seal ees tuleb veel üks tunnel. Huvitav, et see on nii suur töö läbi siukse suure kivilahmaka neid tunneleid teha, et ja ainult jalakäijate pärast. ilmaga on täna väga hästi vedanud, et terve päev on olnud mitte lihtsalt kuiv, vaid ka pilvitu tihtipeale enamjaolt. nüüd seal mägede juures on näha mingeid pilvesid, selliseid heledaid pilvesid. aga üldjoontes on väga ilus päev olnud, ilma poolest ka. koha nimi peaks olema San Giovanni. siin pead autoga tunnelist läbi sõitmiseks ootama. mina saan jalgsi minna, näitab enne jalgrada. aga see on üli peenike jalgrada. Smii juhatasin GPS-iga selle rajal, mis läheb järjest majast ülesse, aga selle eest väga huvitav rada. see on mingi ajalooline kultuurimälestusega palistatud rada vist. tundub väga huvitav. siin tõesti läbi vana linna. kuidagi väga, ütleme huvitav, aga samas ohtlik. ohtlikud klassid. natukene keeruline selles mõttes, et see GPS hakkab tihtipeale sellistes kitsastes käikudes kuidagi hüplema. siis ei saa enam aru, kus kohas sa tegelikult oled, kuhu peaksid minema. ja kui on veel palju erinevaid võimalusi, kuhu minna, siis ongi päris keeruline situatsioon. hostelis ja külalistemajas, mis asub San Giovanni Biancost natukene põhja pool, kuskil 3-4 kilomeetrit. see jääb ilmselt minu põhjapoolsemaks punktiks, kuna ma ei leidnud lihtsalt ühtegi hotelli, mis oleks mõistliku hinnaga kuskil põhja pool või siis üleüldse, kus on mägede piirkond, seal ei ole ühtegi, isegi mägimaja praegu kahjuks avatud. et lähen tagasi Bergamosse, aga see on siis külaliste maja, mis on nagu ülivägev. ma pärast näitan ka väljaspoolt, see näeb väljaspoolt veel uhkem välja, kogu see ümbrus on nagu täiega põnev. et kogu see elamine olemine on siin põnev. Siukene läheb majast ülesse teisele korrusele, kolmandale, minu on 3. korrusel. et see on ikkagi päris vinge. minu tuba on siin. hommikusöök oli hinna sees. hinda ma ise ei tea praegu, mis see hind on. seda telekat ma ei ole isegi kasutanud, siin on internet wifi sees, siis ma olen pigem kasutanud interneti, et uurida järgi, mis vaja on homseks, ülehomseks. ja aknast välja ka veel üks ilus mulle. see näeb välja nagu kuskil vanalinnas, nagu mitmed asulad siin on, aga see on nagu eriti armas, kuna see ala, kus on sellised ilusad ehitised, on üsna väike, üsna piiratud alale on kontsentreeritud sellised põnevad ehitised. siis jah, nüüd valmistan igal juhul minekuks. nii, öösel ööbisin siis selles majutusasutuses
ja siin ja kõndisin siis sellisesse väiksesse linnakesse nagu ma leian selle nüüd siit üles, otsin San Giovanni Biancosse ja siit bussipeatusest ma siis praegu maani sõidan Bergamo poole tagasi ja hetkel asun siis siin ja minu hostel asub siis selle koha peal, selle nimi on Ostello di Bergamo, asub üsna linnaservas, aga niikuinii ma kavatsen päeva otsa olla mujal, ehk siis vaatan, mis põnevat teha. No üks mõte on ka minna siinsamas kuskile väikestesse mägedesse turnima, sest siin on ka päris põnev, et ei pea ainult linnas olema. Kokku läks maksma siis 35 eurot, see kena majutuskoht siin, et oli tõesti äge. Tõepoolest 35 euro eest, kus on wifi ja kõik mugavused, omaette tuba, WC, vannituba. Ei ole paha sellises kaunis paigas. Siin on siis majutusasutus väljaspoolt vaadates. Kui te otsite internetist La Tana del Tasso Bed and Breakfast, siis te leiate selle koha kindlasti ülesse. See on lihtsalt nagu uskumatu, kui äge see elu siin on. See tegelikult, kus ma siin praegu olen, see on tänav, see ongi tänav, siit läheb tänav läbi, matkatee läheb siit läbi, sealt ma eile õhtul tulin. Ma olen vaatanud sinna poole, aga idee on siis ikkagi minna tagasi Bergamosse, kuna ma ei leidnud soodsat võimalust kuskil ööbida, kuskil mujal. See on tundub, et see on hästi populaarne ka kohalike hulgas, ja mitmed majud, kes siin ööbisid, olid kohalikud. Ja siin on ka muid turismigruppe nagu näha, et need kõik lähevad siit edasi igale poole. Kindlasti see on mingisuguse ajaloolise hõnguga koht, kus saab väga palju jutte rääkida, mida mina kahjuks ei tea. Et siit läheb ka veel, ma korraks vaatame siit poolt ka. See on lihtsalt nii vinge. Näete, siin on ka veel elumajad, mis iganes asutused veel. Ma katsun neid läbi turismigrupi suruda, kuna minu tee läheb sealt kahjuks läbi. Õigupoolest on päris kahju lahkuda sellest imeilusest paigast siin. Hästi kena, aga eks põnevaid asju juhtub kindlasti veel ja veel. Mingi suurema vurtsuga juga tuleb siit alt kohe läbi suuremasse kekke. Hästi kena.
Need jalakäijate tunnelid pole absoluutselt igavad, need on ikka päris põnevad. Et siin on ka mingisugused väiksed süvised. Et ma ei saa täpselt selle eesmärgist, miks ta siin on, aga siin on ka võib-olla peatuda puhata. Ja kui on soov, siis minna jälle edasi. See kuskil taga siis on hüdroelektrijaam ja võib-olla selle kompleksi juurde kuulub siis kogu see ala siin samuti. Seal on taamal on siis San Giovanni Bianco nimeline asula. Siin ja seal on sellised torud, mis tulevad maa seest välja. Kas see on mingi gaasitaru või mis otstarv neil täpselt on? Praegu hetkel ei saa sellest aru hästi. Palju on siin jalgrattureid ja rullsuusatajaid. See on tõesti päris huvitav fenomen, sest ega väga palju siin neid radu siin Bergamo lähistel tundub, et ei olnud, aga siin mingist maast alates ongi nagu hästi palju mõeldud just jalgratturitele, jalakäijatele. Et on niisugused hästi hooldatud eraldi teed just jalakäijatele, jalgratturitele. Et siin oleks lausa lust sõita. Jah, vaat. Nii, olen siin bussijaamas San Giovanni Biancos ja vaatan, kuidas saab siit Bergamosse. Pole infot täpselt või arusaamist, et kuidas see süsteem üldse toimib siin Itaalias. Kas on vaja bussipiletit juba ette osta või saab koha pealt bussi pealt osta. Igal juhul on huvitav näha, mis saab, kuidas saab, aga kuidagi kindlasti saab. Praegu on hommik 10:37. Tundub, et see võiks sobida. See buss on 11:18. FR6, see tähendab siis, et ma saan aru, et iga päeval, aga Compreso il Sabato, see on just, et äkki pühapäeval ei saa, aga täna on põhimõtteliselt esmaspäev, et võiks ju igal juhul saada. Escluso il Sabato on, ma saan aru, et välja arvatud, aga Compreso siis on vast kaasa arvatud pühapäev. Sabato on ehk pühapäev. Laupäev, sabat, kuidas on sabat nagu okei, sest siin on tutti giorni, ma saan aru, et see on igal päeval. Vaatame, aga vaata neid mägesid, need pilved tulevad üle mägede. Kus iganes vaatad, siis info busside ja kõige muu olulise kohta, mis iganes linnas ma olen siin või külas käinud, et on itaalia keeles. Aga huvitav asi on veel see, mis ma varem ei ole märganud, et siin räägitakse sanktsioonidest. Mulle tundub, et siin räägitakse sanktsioonidest, kui sa sõidad ilma piletita, et ma ei tea, ma lihtsalt fantaseerin, aga mulle tundub, et see on tõenäoline, et kui pilet maksab näiteks 1,30 ja jätad maksmata, siis 100-kordselt maksad selle pileti hinna, ehk siis 130 €. Ja see info siin ei ole mitte itaalia keeles, vaid ma ei tea, kas araabia keeles või Safar, reis või? Jah, ei tea. Igal juhul tundub, et see käib teatud grupi kohta. Ma mõtleks, et mingis mõttes kummaline, kummastav. Miks just selles keeles?
viimased minutid veel siin San Giovanni Biancos. Üldine meeleolu nagu ka sügisene, aga vahepeal, kui on päike väljas, siis on nagu pigem nagu kevad. Siuke huvitav kogemus. Jah, et huvitav on see, et kõik on hästi kompaktselt kokku pakitud siin vanalinna tüüpi piirkondades. Et see loob sellise õdusa tunde. Ja tundub jah, et lapsed on siin eriti häälekad, et jah, hästi põnev. Juhul kui ka puuduvad vastavad rattateed, siis siin rullsuusatajad panevadki keset linnatänavat, et see ei ole üldse probleemiks, tundub siin kandis seda täiesti okei. Ja mulle tundub, et siin nagu profid võib-olla trennivadki hästi palju, igal pool ma ei ole näinud nii palju neid rullsuusatajaid ja jalgrattureid. See on nagu vist mingi laagripaik siin neil. Hästi äge kirik on siin. Hästi lõhnab, viiruki lõhnad täis kogu kirik. Liturgia graafik. Lauluraamat liturgia puhuks. Siin see, et siin on eraldi brošüürid, et kuidas valmistada patu kahetsemiseks, kui ta läheb konfessioone. Et kuidas olla valmis selleks. Ja mingi siin on siis mõeldud siuke pihiruum vist või? On see niimoodi või? Ma pakun, et küll, jah. Siia vist saab vahele küünlad panna. Küünlad siin ja seal. Üks huvitavamaid kogemusi siin seni Itaalias olla sellises kirikus. Ma arvan, et see kuulub vist äkki dominiiklaste ordule. Ma võin eksida muidugi.
VIP-ruum ei ole siin mitte ainult sealnurgas, vaid siinpool ka ja siin. Et päris mitu kohe. Aga mis ruum või kapp sees on, seda ma täpselt ei tea. Aga see on küünal. Hästi suur pikk küünalpaks. Nagu Viimses reliikvias. Pilet Bergamosse maksis siis 5,40 €. Ja noh, päris kallis. Samas mitte nii kohutavalt kallis. Olen sellises kohas Bergamo linnas nagu Città Alta, mis tähendab siis, ma ei tea, noh, ütleme idee poolest ma saan aru, et see on vanalinn Bergamos ja
tõlkelt sõna-sõnalt, mis on nagu ülalinn, ta on nagu kõrgemal mäe otsas. Mis ma tegin, oli see, et ma ostsin niisugused piletid, mida saab kasutada, ütleme, üks pilet kehtib 3 päeva, mingit teatud tüüpi transpordiga saan 3 päeva tasuta, mitte tasuta või noh, selle sama raha eest sõita. Et siis jah, siin see pilet on, esimese korraga lööd sealt, komposteerid ära selle, valideerid ära ja siis saad sellega 72 tundi sõita 3 päeva. Nii, kasutan siis seda piletit ka selleks, et reisida sellises põnevas kohas köisraudteega. Mis köisraudtee? Igal juhul see oli mäest üles, niisugune põnev. See on tõepoolest võimas. Ma ei ole kindel, et kui palju sellest ja filmida, aga see on päris võimas vaade. Tervele Bergamo linnale on niisugune vaade. Nüüd ma sain aru küll, milleks see raudtee siin on mõeldud. See on tõesti siit otsast avaneb sama kena vaade umbes nagu Patkuli vaatetornist või kuidas see Eesti siin Tallinnas oli. Siit saab veel kõrgemale minna. Siit näeb hästi seda vagunit. Selle samaga tulin ülesse. Ma vaatan, kuhu see tee veel välja viib. Siit viib kuskile mäe tippu. Igal juhul tõus oli päris märkimisväärne. No nii, siin on mis see kõige kõrgem koht, mis saab üldse olla. Mul GPS näitab, et olen 483 meetri kõrgusel. Siin on niisugused huvitavad majad. Kogu see ümbrus on väga ilusasti, näed. Ja jälle need samad viljad puul aia taga. Ma arvan, et need punased või oranžikad mitte marjad, vaid mis iganes viljad nad ei ole. Neid võiks nimetada eramaja puuks, sest kõik nad on olnud, tundub, et kasvukoht on soodne siis, kui nad asuvad eramaal. Aga siit on võimas vaade, kõik mäed, kogu see linnakesed ja asjad, majakesed on siit näha. Siin on kuulda küll rohkem keeli kui ainult ühte itaalia keelt, siin on kuulda ikkagi isegi vene keelt näiteks, saksa keelt, kõike muid keeli ka. Aga jah, siin on see päris ilus huvitav ala. Aega läks, enne kui ma leidsin üles enda selle peatuse vanalinnast. Läheb buss siis sinna äärelinna minu hotelli lähedale. Ja seda on väga raske muidu märgata, kui küsi ja isegi küsides on väga raske leida seda peatust. Sest igaüks juhatab ise suunda, aga lõpuks ma leidsin, et see
siin on siis number 3 läheb minu hostelli suunas. aga enne vaja veel midagi süüa ka kuskil ja võtta midagi kaasa ruttu, sest aega on peatusest, et kui muidu ei oleks seda üldse osanud arvatagi, et siin võib-olla bussipeatused, siis kui ma hakkasin nüüd lähemalt vaatama, tegelikult on siin lausa bussi nagu jaam, et ma ei osanud nagu seda arvatagi, et kui siit sisse vaadata, et siis siin on jah bussijaam. Nüüd erinevaid magusaid asju on siin, tundub mulle palju rohkem igal pool müügil kui soolaseid ja nad ei ole ju eriti kallid sugugi. Praegu see on sedasama, maksab 1,50. Väga maitsev, see on nagu siuke küpsis nagu väga siukene toitev. Ma kujutan ette, mida mu lapsed võivad tunda. Ma tahaksin vist kõiki nüüd ära süüa siin. Üks põnevam ja magusam asi kui teine. No. Aga see on universaalne asi. Ma arvan, et kõik lapsed tahavad. Trasportos di buttare via €5 al tavolo ma fuori.